kaavakas. Räägin natuke juurde ka. Et nagu ma sulle ütlesin, et see on selline sportlik treening, et kui sa tahad, et sa suudad terve loo vältel seda mängida, siis polegi muud, kui paned metronoomi käima ja harjutad esialgu sellises tempos, mis sulle tundub, et sul on nagu käed, et saad nagu vabalt mängida. Et mingil juhul, kui sul käed lähevad krampi, siis tuleb kohe lõpetada. Sest et kui sa mängid seda krampis kätega, sa võid lihtsalt oma käed valusaks mängida väga kiiresti. Ja kui niisugune vabadus nagu siin mängus on sul enam-vähem olemas, et siis vaatad just, et kui kaua sa suudad järjest seda saadet mängida. Paremas käest tooksid seda, kui vasakkäsi, mis on üldjuhul nagu nõrgem, et kui see kipub ära väsima, siis võid mängida poole aegsemalt. Ja lisaks veel, et kui bändis kidra ikkagi seda mängib ja bass veel mängib oma käiku, siis võib-olla sind ei olegi üldse vaja sinna vasakusse kätte, et võid ka täitsa parema käega mängida. Aga ma arvan, et sellel ei ole mõtet, kui sa dubleerid nagu parema käega. Ta ei anna nagu eriti midagi juurde. Et pigem annab see juurde või siis selline asi.